Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Ja mina olen Signe. Tore jälle teiega koos olla. Kust ikka teemad mujalt tulevad, kui mitte elust enesest ja kuidagi nagu mingil vestluse hetkel Signega hakkasime rääkima laste tundlikkuse teemal ja siis mõtlesime, et aga miks mitte arutada seda teemat siin teiega. Et Signe, miks sinu jaoks nagu see laste tundlikkuse teema üleval on? No minu jaoks on ta üleval olnud ikka juba umbes nagu 12 aastat vist juba. Et kui ma hakkasin enda lapse juures niukseid märke märkama tundlikkusest, ülitundlikkusest siis mingite asjade suhtes, et siis ma hakkasin seda lähemalt uurima, seda sensoorse integratsiooni teemat. Nii et ma saan aru, et sul on nagu oma kodus, oma peres on see teema, eks ole, et aga minu jaoks nagu on see ka üks teema, mis tegelikult kuidagi nagu erinevatest allikatest viimasel ajal mänguteraapia aspektist ka on üles kerkinud ja just nagu selles mõttes, et mis on laste tundlikkus, millise tundlikkuse puhul lapsed nii-öelda saavad pöörduda mänguteraapiasse abi saamiseks ja mille puhul mitte, et kas sul nagu mänguterapeudina ka see teema on teraapiaruumis või ütleme mänguteraapias üles kerkinud? Ma arvan, et mõlemad teemad on üles kerkinud, nii siuke nagu emotsionaalne tundlikkus või ka see sensoorne tundlikkus. Lihtsalt jutu käigus vanematega vesteldes oleme jõudnud nagu sinnamaale. Ma igaks juhuks mainin ära, et seda sensoorset tundlikkust ei diagnoosita kuskil, et me ka ei diagnoosi seda, et me lihtsalt püüame seda märgata võimaliku sellise põhjusena, miks lapsed ühte või teist viisi käituvad teatud olukordades. Ja ma igaks juhuks mainin ära selle, et tegelikult ega mänguterapeutid ei õpi seda sensoorset tundlikkust, eks ole, niimoodi otseselt nagu märkama, et see on lihtsalt selline teema, mis on nagu viimasel ajal vaikselt jõudmas ka Eestisse ja Eesti ütleme lastega tegelevate spetsialistide sellisesse teadvusesse või, aga ega ta ka veel siin kanda kinnitanud ei ole, et nagu sa mainisid, et seda ei diagnoosita ehk et meil ei olegi kuskile kellegi poole või juurde saata otseselt ju seda last, et vaatame, kas nüüd sellega on tegemist, et me saame lihtsalt olemasolevast infost nii-öelda selle mingid infokillud nii-öelda üles otsida või siis võib-olla suunata vanemad on ju, et mingi uurige vaadake, sest mujal maailmas tegelikult juba tegeletakse. 50-ndatest, 60-ndatest alates on see mõiste võetud kasutusele või sellega nagu tegelema hakatud, et ma just lugesin selle alguse kohta ühest raamatust, et oligi 50-ndatel, 60-ndatel üks tegevusterapeut siis lähemalt tutvustas või uuris seda sensoorset integratsiooni. Ja mõtle 50-ndatel, 60-ndatel, see tähendab, et tegelikult juba on ju 70 aastat või tore, et on vaikselt ka Eestisse, kuigi tegelikult olgem ausad, ega siin ju vanemad ja õpetajad või kes iganes spetsialistid lastega töötanud on, kõik teavad, et on olemas olnud selliseid lapsi, kes on mingis mõttes tundlikkus. Mis see on see tundlikkus, see sensoorne tundlikkus? See on ju tegelikult põhimõtteliselt see, kui meie teatud meeled on kas ülitundlikud või siis tegelikult teistpidi seda või siis alatundlikud. Ja ma alati mõtlen, et kuidas seda nagu defineerida, et kui ma ütlen nagu sensoorne tundlikkus, et siis nagu alatundlikkus ju klassifitseeru otseselt selle alla, et tegelikult ju läheb selle alla, vaata, kui sa ei tunneta iseenda tugevust ja võid sellega teistele haiget teha. Sa ei tunneta oma lihaste tööd. Sa ei tunneta võib-olla valu, võib-olla külma, võib-olla kuuma. See võib tekitada sulle selliseid nagu probleeme. Või lapsed, kes võivad meeletult kiitkuda ja keerutada, et see on ka alatundlikkus, sensoorne alatundlikkus. Jah, ei alatundlikkus küll, aga ma mõtlen just, et kui ma nimetan seda et kas ma saan nimetada nagu seda alatundlikkust sensoorseks tundlikkuseks, et minu jaoks see viitab ülitundlikkusele lihtsalt sellest. Ja sellepärast tegelikult ongi see termin, mis inglise keeles kasutatakse ikkagi, ongi see sensoorse infotöötluse häire. Tegelikult räägitakse sellest ka eesti keeles sensoorse infotöötlusega seotud siis
häiretest või Yeah. noh, ma ei taha öelda häire, sest see või- eripära Jah. jah, et häire viitabki nagu juba häirele, mida saab diagnoosida, aga ütleme, et sensoorse info töötlemise eripära. jah, eripära, sest et noh, ongi meie ju ka ei diagnoosi ja meie siin kahekesi pole mingid selle ala on ju gurud või spetsialistid, et aga noh, me olemegi erinevatel põhjustel, eks ole, selle teemaga pidanud kokku puutuma, noh, sina juba oma on ju isiklikust elust lähtuvalt ja noh, mina rohkem nagu ka oma erialast lähtuvalt, sest et noh, paralleelselt ma olen ka ju tegutsenud ja tegutsev toitumisteraapia valdkonnas ja seal ma olen kokku puutunud just sellega seetõttu, et minu juurde on pöördunud siis, kui ma veel kliente vastu võtsin, siis ikka peresid oma laste söömise muredega seoses ja just sellega seoses, et lapsed ei söö. Ja ega noh, alguses ei teadnud ma sellest ka midagi, et seal taga võib olla teatud puhkudel selle sensoorse infotöötluse noh, eripära nii-öelda siis või mingisugune häiregi võib-olla teatud puhul. Et ja noh, veel vähem oli meil siin infot kättesaadav üldse tegelikult noh, ka seal ütleme välismaa noh, ütleme toitumisteraapia, toitumisnõustamiste noh, nagu valdkonnas nii-öelda tegelikult seda teemat noh, sa ei leidnud. Et just, et kuidas siis seda tundlikkust, eks ole, noh, kas siis noh, vähendada või kuidas aidata neid lapsi, kuidas toetada neid lapsi, nii et päris palju oli sellist noh, ämbrites kolistamist ja lõpuks mingisuguste infokildudeni jõudmist. Et aga, et mis need on, noh, ütleme näiteks toitumise puhul ka on see, et me noh, tihti mõtleme, et toitumine on seotud ainult näiteks maitsmisega on ju, või maitsemeelega, et see on üks meeltest on ju. Et tegelikult ka toiduga ja söömisega on seotud ka kõik meie teised meeled, täpselt me tegelikult sööme nägemismeele kaudu, haistmismeele kaudu. Tegelikult ka taktiilselt. Jaa, sest et noh, eriti kui me oleme väiksemad ja mida me ja teistpidi on see, et noh, me nagu tunneme, noh, ühtepidi ongi, et me tunneme suust tekstuuri on ju, aga ka käega ja käte nagu selle noh, katsumise või tundlikkusega me samamoodi korjame infot üles toidu kohta, selle kohta, kas ta on värske, kas ta on ju, ei ole enam nii värske on ju. Ja kui ma olen valmis üht toitu puutuma, siis suurema tõenäosusega olen ma ka seda valmis maitsma on ju, et tegelikult väga noh ja mida inimesed armastavad näputoitu, täiskasvanud ka eelistavad näputoitu, kõik need hamburgerid ja sellised toidud on ju kõik näputoidud, noh kiirtoidud nii-öelda. Et aga samamoodi ka tegelikult söömisega on seotud kuulmismeel. Ühtepidi seda, et ka söömine ise tekitab helisid on ju, närimine tekitab helisid, aga ka see, et milliseid helisid ma ja noh, hääli ma kuulen söömise ajal on ju enda ümber. Teistpidi ka võtma, et kõik ütleme keha on ju taju mina ruumis, mina suhtes söögilauaga on ju suhtes, ma ei tea teistega seal söögilaua taga on ju kõik need istumise asendid, eelistused on ju, et kõik see noh, kuni välja selleni siis, mis on ju minu sees toimub ja need signaalid, mida ma sealt saan, täpselt see, et kas siis mul on kõht täis või ei ole täis on ju ja nii edasi, et noh, et need on toitumisega seotud ja tegelikult ju kõikide teiste aspektidega elus samamoodi me nagu puutume kokku ja tajume neid ju läbi nende meelte. Võib-olla mul tuli see mõte praegu, et võib-olla täpsustaks selle ära, et meeltega on kõik korras. Kui infotöötlus on sassi, siis meeltega tegelikult on kõik korras, et nägemismeel on korras, haistmismeel on korras, kompimismeel on ka korras. Nässu läheb asi siis, kui see info, mida saadakse nende meelte kaudu, on vaja tõlkida selliseks arusaadavaks infoks siis inimesele, et elus hakkama saada, et seal tulevad need ummikud tulevad sisse selles kohas, et sageli aju siis tõlgibki seda meelte poolt edastatud infot potentsiaalse ohuna justkui. Või see on midagi väga vastikut, midagi väga, väga halba, sellest tuleb kas põgeneda või selle vastu võidelda. Et kui meie näiteks nii-öelda, kes me ei ole väga tundlikud või ei ole väga alatundlikud, siis paneme endale sokid jalga, võime panna 2 erinevast paarist sokki. Täitsa okei on, läheme õue, mitte midagi ei tunne. Aga laps, kes on siis taktiilselt ülitundlik, võib selle peale väga endast välja minna.
kui sokid on isegi samast paarist, aga natuke eri maal või see õmblus on natuke nässus seal või kui üldse on riietel õmblused või kui riietel on need sildid näiteks küljes. Aga räägi mulle, tead, ma lihtsalt nagu hakkasin mõtlema, et võib-olla sa tead, on ju, et kui sa mainid, et kuidas nagu aju seda interpreteerib ja põhimõtteliselt, et ta interpreteerib seda, eks ole, ohuna või sellise potentsiaalse, eks ole, ohuna, tekitab selle ärevust ja stressi, siis kuidas alatundlikkuse puhul on? Et alatundlikkuse puhul ju on niimoodi, et kui on mingi meel alatundlik, eks ole, siis otsitakse nagu pigem seda stimulatsiooni. Et mulle nagu, mu loogika ütleb, et kas see tõesti on seotud see nagu ohutundlikkusega või on seal midagi muud. Kas sa tead lihtsalt? Ma täpselt ei tea, kuna ma pole see spetsialist, aga ma tean, et ingliskeelses kirjanduses jaotatakse nagu 3 üldsegi, et ongi see, kes nagu on ülitundlik, siis see, kes on alatundlik ja siis see, kes otsib seda stimulatsiooni. Et see on veel 3. Ja see on nagu veel 3, aga ma väga täpselt, ma olen lugenud, aga ma väga täpselt neid enam ei mäleta. Aga ilmselgelt siis puudub nendel lastel mingitel hetkedel see ohutunne tegelikult, kui on tegu alatundlikkusega, et näiteks kui laps murrab jala või käeluu ja ei tunne selle puhul väga suurt valu, et see võib olla tegelikult ju ohtlik. Ja ma olen lugenud nende laste kohta, kes ei tunne valu, on kõige suurem oht, et nad näiteks põletavad ennast ära või siis külmetavad ennast ära, sest võib olla ka oht, et nad ei tunne külma. Sest eks seal on ka ju, ma seda ka ei tea, võtaks, et me ei ole mingi spetsialisti, me siin lihtsalt arutleme nende teemade üle, et see on lihtsalt üks eripära või ütleme selline eripära, mis lastel võib esineda või inimestel üldse. Aga et tegelikult ju valu ongi loodud selleks, et anda meile signaali, et midagi on pahasti ära tee enam või otsi abi on ju, tee midagi teistmoodi, et sellest valust nagu vabaneda. Et aga mingi mõte mul tekkis veel, aga see läks nüüd kaduma. Äkki tuleb tagasi. Et jah, et aga et selle... Siis on võib-olla see ohutundlikkus selles mõttes pusas, et kui ühel puhul me reageerime üle, siis teisel puhul me ei reageeri nagu üldse. Ei reageeri üldse, ei tea, mulle tuli meelde, mis ma tahtsin seda öelda, et tegelikult ongi ju teatud nagu, ütleme, et need ala ja ülitundlikkused või näiteks, kui on see, et on meil teatud lapsed või teatud inimesed näiteks, kes ei tunne isu. Või siis on see, et neil ei ole nagu seda, et tekiks täiskõhutunne. Et siis see võib olla mingisugune selles mõttes keha, eks ole, eripära, et teatud nagu sündroomide puhul võivad need kaasneda. Et nad ongi lihtsalt sellised eripärad, et nad ei ole väga nagu levinud probleemid. Et jah, ja tead, kui sa rääkisid sellest, et meeltega on nagu kõik korras on, et küsimus on selles, et kuidas nagu aju seda informatsiooni töötleb, et siis mulle meenusid need lapsed või inimesed, kellel, ma kasutan siin kindlasti valesti neid termineid, aga kes võivad, eks ole, mingisugust, või ütleme, et kuidas seda öelda, et kui nagu inimene ühe meele kaudu midagi nagu korjab info üles, siis tegelikult tema jaoks see tema ajus esitletakse mingi teise meelena. Vaata need lapsed näiteks, kes näevad numbreid värvidena või mingisuguseid, ma ei tea, värve tajuvad lõhnadena, on ju, et seal on ka midagi kuskil on nagu teistmoodi, eks ole, sellest ajus, mida ma ei tea, võib-olla ei oska seletada. Seda enam on minu jaoks oluline see, et kui meil ükskõik, kes me oleme, kes lastega kokku puutuvad, et me kuulaksime, mis lapsed räägivad ja võib-olla küsiksime natuke juurde, et sealt tuleb uskumatult palju olulist infot selle kohta, kuidas lapsed üldse mõtlevad. Ja eriti võib-olla siis, kui ma olen õpetaja näiteks lasteaias või koolis, et mõnikord ongi lapse esmaseks aitamiseks oluline aru saada, kuidas laps üldse mõtleb ja millest ta mõtleb, kui ta midagi teeb. Kusjuures mulle meenus sellega, et just üpris hiljuti minu enda kõige väiksem poiss, kes on 11, teatas mulle, et see ei ole, ma ei tea, võib-olla see on mingi taju, kes ütleb, võib-olla lihtsalt tema kujutlusvõimega, teatas, et kui tema mõtleb numbrite peale, siis tema jaoks numbrid, iga number sümboliseerib mingisugust
noh, mingist iga number on mingist soost. Ta on teatud vanusega on ju ja teatud sooga nii-öelda nagu persoon või inimene. Ma nüüd peast enam ei mäleta, aga mingid numbrid olid meessoost, mingid olid nooremad, mingid olid vanemad, mingisugused olid homoseksuaalid ja need olid nagu 1 kuni 9 oli. Nendel numbritel olid sellised sood ja asjad, kui ta neid nagu näeb või nendega tegeleb, et hoopistükkis sel moel tajub teda. Mina ei tea, kas see kuidagi, kas sealtkaudu ka võimalik kuidagi aidata nagu paremini, kas see aitab ta kuidagi paremini matemaatikat mõista. Ma küsisin, ta ütles, et ei, et see ei aita teda kuidagi. See oli huvitav, et mulle sellise info välja tõi. Aga jah, siis ongi ju see küsimus tegelikult, mis jääb, et kas me mänguterapeudina, kas meie mänguterapeudina saame midagi teha, kas näiteks kui kellelgi on selline laps, kellel on mingi sensoorne tundlikkus, kas ta võiks pöörduda mänguterapeudi juurde, mis sina arvad oma kogemuse edasi? Üks asi on kindlasti see, et vanemad alguses ei teagi, et sellega võib tegu olla, et tavaliselt ju avaldub ikka ühtemoodi see käitumisprobleemidega või siis sellena, et laps ei suuda ennast kontrollida, mis on nagu hästi suur ootus ka lastele, et nad suudaksid ennast hästi palju kontrollida just negatiivsetes olukordades. Et kunagi ei tee kahju kuhugi poole nagu pöörduda, võib-olla teist pilku sinna kõrvale saada ja üks asi võib-olla, mis ma mänguteraapia puhul mõtlen, on see, et ütleme siis tundlikel lastel selles mõttes, et alatundlikkus on võib-olla teda on raske märgata isegi ja võib-olla ta ei tekita nii palju ka probleeme teinekord. Aga nad võivad käia ka käsikäes, nii et ühes kohas on laps ülitundlik ja teises kohas on ta alatundlik, et see on hästi tihti niimoodi. Ja nendele lastele sageli see maailm on hästi siuke nagu kaoseline ikkagi, seal on hästi palju muutusi kogu aeg, millega tuleb kogu aeg hakkama saada. Teised lapsed, kes lähevad mulle vastu siis, kui ma ei taha või teevad häält siis, kui ma ei taha. Võib-olla see mänguteraapia on selline koht, kus laps saab kontrollida oma ruumi. Ta saab nagu jõu tagasi oma enda elu üle otsustada. Ja seal need asjad korda panna ja nagu korrastada, sest et tavaliselt on rutiin neile hästi tähtis või selline nagu stabiilsus. Et see võib nagu selles mõttes aidata, eks ole, me ju mänguterapeutidena kuidagi ei desensibiliseeri lapse seda tundlikku meelt või ei teki või ei loo ju nagu seda meelt ei tee kuidagi tundlikumaks, kui ta on alatundlik, aga just, et meie saame ju tegeleda selle lapse nagu psühholoogilise poole toetusega, et ma siin tooksin lihtsalt näitamist nagu toitumist puudutab, et ongi, et need lapsed ju, kes on nii-öelda need valivad sööjad ja kellel siis seal taga, mis iganes põhjus on. Et siis nad ju, tihti ongi see nende nagu see niinimetatud valiv söömine on see, mis tekitab väga palju probleeme igal pool on ju kodus, sest laps ei söö on ju, raskused tekivad, miks ta ei söö on ju, sundimised, sundimised, mis tekitavad on ju tülisid ja ärevust ja probleeme on ju, ehk et see lapse nii-öelda eripära võib mõjutada, nagu süvendada seda stressitaset lapsel, aga ta võib ka mõjutada tema enesehinnangut, nägemust iseendast on ju, ta võib näha seda kui mingisugust enda nagu sellist halba eripära on ju. Samamoodi võib olla kogu aeg selle toitumise teema ümber mingisugune selline käia mingi trall on ju lasteaias, koolis, sest et kõigil on midagi selle kohta arvata ja öelda on ju ja muuhulgas lapse kohta öelda või tema pere kohta öelda on ju sellega seoses, et laps ei söö. Et siis sellisel juhul see mänguteraapia võib olla see, mis täpselt samamoodi aitab lapsel on ju kuidagi hakata nagu võib-olla rohkem nägema ja märkama ennast on ju seal ja seda, et ma olen tegelikult terviklik indiviid nagu kõik teised ja kõik minu tunded ja mõtted on väärtuslikud nagu kõikidel teistel, ehk et see mänguteraapia saab aidata toetada ju tema enesehinnangut on ju, vaatamata sellele, et tal selline eripära on või siis sellel teel, kui sellega siis mingite spetsialistide abil tegutsetakse. Et jah, aga jah, et me nagu otseselt tundlikkust ei paranda kuidagi nii-öelda või ei... Tegelikult ei selgita ka seda otseselt välja seal, et ta tuleb võib-olla teinekord vestluse käigus välja ja siis on nagu
võib-olla terapeudile ka toeks nagu see teadmine lihtsalt, et see põhjus võib seal olla, et siis võib-olla ma ei vali nagu, kui me ikkagi nagu üldiselt üritame tegeleda nagu, minna nagu kaugemale kogu aeg või nagu põhjustega tegeleda nii palju, kui laps meil lubab seda teha, on ju, läbi iseenda. Et võib-olla siis on see koht, kus me saame tegeleda siis selle sümptomiga või sellega, mida toob see sümptom nii-öelda endaga kaasa, et selle tundega, et ma olen võib-olla teistsugune või ma saan väga palju pahandada mingi asja eest, mida ma ei saa muuta. Või ma tunnen ennast ka sellel hetkel nii ebamugavalt, et kuidas ma selle asjaga nagu hakkama saan enda sees. Jah, sest tegelikult see ongi ju see, mänguteraapia ruum ongi ju ka see, mis toetab just seda, et täpselt, et kuidas tegelikult, kuidas öelda, et kuidas leida nagu endast üles see tugevus on ju, et tulla selle maailmaga toime, kus ma elan, et tulla toime kõiki sellega, mis minu ümber toimub, mis ei tähenda seda, et nüüd mänguteraapia on kõik võimas ja kõik see, mis lapse keskkonnas toimub, on ju, et me kuidagi õpetame nii-öelda lapse tugevaks ja seda ei mõjuta, aga ta annab lihtsalt võimaluse tegeleda nende tunnetega. Ma mõtlesin just, et ma tahtsin seda ka nagu rõhutada võib-olla, et tegelikult ei ole ka mänguterapeut see, kelle pädevuses on tegelikult see nii-öelda kindlaks teha, et kas lapsel on see sensoorne tundlikkus või mitte, et lihtsalt mina näiteks küll ütleks mänguterapeudile, et lihtsalt nagu nii-öelda tunne huvi selle teema vastu, et kui sa satud selle kirjanduse peale, et vaikselt on üht-teist eesti keeles ka juba ilmunud selle teemaga seoses, et mitte, et meie lähme seda, eks ole, nii-öelda parandama või kuidagi ravima või selles aspektis teraapiat tegema, aga täpselt just selle jaoks, et sa teaksid märgata ja võib-olla saad siis näiteks vanemale anda, on ju, mingisuguse infokillu, et tead, et mulle tundub nii, et ma ei ole küll selle ala spetsialist, aga teate, te võite uurida, et kas äkki on seal midagi, sest et ega ju naljalt, meie kui laps on ju, täpselt, et kui ta ju hommikul läheb riidesse panemisega pool tundi, sellepärast, et see riie on tema kehale ja nahale valus, ebamugav, vastik on ju, siis meie ju teraapiaruumis seda riiet mugavaks ei tee ja seda tundlikkust riide suhtes ei vähenda, et siis sellisel juhul ja siis ongi see, et miks laps võib sellisel juhul sattuda mänguteraapiasse või mänguterapeudi vastuvõtule on see, et seda nähakse kui emotsioonide regulatsiooni probleemi ja raskust ehk et laps ei suuda oma emotsioone reguleerida, see on ju hoopis teine asi. Et tegelikult laps lihtsalt tõesti annab iga oma keharakuga märku, et mul on ebamugav, mul on paha, mul on halb, on ju. Ja me peame tegelikult siis vaatama seda, et mis see põhjus on selleks, et ta ju annabki märku. Jah, et võib-olla see teadmine on siuke kõrva taha panemise teadmine lihtsalt selleks, et kui tulebki teinekord laps, kellel iga hommiku ma tahan teda lasteaeda viia, tekib tal suur protest ja siis vestluse käigus tuleb välja, et lasteaias on üks teine laps, kellega ta on tülli läinud. See on hoopis midagi muud, kui tegeleda sellega, et lasteaia hommikul on tal väga raske neid valitud riideid selga panna. Et see lihtsalt on siuke nagu kõrva taha panemise teadmine, et kus ma nagu lähenen või mida ma nagu edaspidi võib-olla rohkem nagu tähele panen ja millega ma saan tegeleda ja millega ma ei saa tegeleda. Et mänguteraapias nagunii laps tuleb ja räägib ise neid asju, mis tal on vaja rääkida, et üldiselt, kui on tegu mingite sensoorsete asjadega, ega need ei jõua läbi lapse sinna mänguteraapia tuppa, et need on lihtsalt sellised baasteadmised või siuksed nagu hea endal meeles pidada. Lisad ja olla kursis on ju ja lihtsalt teadlik, ega seal ju mitte midagi muud ei ole ja see ongi ju lihtsalt väike eripära. Aga samas rääkides nagu laste tundlikkusest, et siis tegelikult ju mis on see tundlikkus, millega lapsed mänguteraapia ruumis saavad tegeleda või millega meie saame lapsi toetada, on jällegi see emotsionaalne tundlikkus, et see on ju see on ka tundlikkus, et on ta siis ta on kindlasti ka või ütleme geneetilise eesootumusega on ju, sest et on teada ju, et meil on nii-öelda empaatiageenid olemas, et mõned meist on empaatilisemad ja tajuvad teise inimese sees toimuvat rohkem on ju ja näiteks lapsed, kes võib-olla väga hinge võtavad mingeid asja on ju, et muidugi see on ka paratamatu ja arenguline on ju, et nii-öelda
ühel hetkel õppida ära see, et kuidas leida tasakaal seal niimoodi, et ise jääd ellu ja oled on ju samas nagu noh, nii-öelda meeldib ka teiste suhtes. Ja et mitte võtta teiste neid emotsioone nii-öelda ainult enda kanda, et aga see on ju see aspekt, millega me tegeleda saame. Sul on mingeid mõtteid sellega seoses? Jah, võib-olla selles mõttes, ega me ei võta seda tundlikkust seal ka ära. Et ma mõtlen üleüldse kõiksuguse tundlikkuse juures. Võib-olla teinekord ongi abiks see, et minul endal ja hästi abiks see emana, et kui ma saan aru, miks laps võib teinekord niimoodi käituda, mul on teda hästi palju lihtsam mõista. Ja mul on hästi palju lihtsam sellega hakkama saada just sellepärast, et ma saan aru, et et ma ei teegi võib-olla midagi valesti. Ma ei ole tekitanud talle mingisuguseid valesid mustreid, ta lihtsalt ongi oma eripäradega teistsugune. Ja siukse emotsionaalse tundlikkuse osas ma mõtlen, et seda me kah ära ei võta seal teraapias. Võib-olla ta saab ennast seal maha laadida lihtsalt, võib-olla võtta vastutuse nende asjade eest, mida ta jaksab kanda läbi oma nende mängude. Ja teisalt ma arvan, see on täitsa minu isiklik arvamus, et selline siuke nagu ülitundlikkus või siuke empaatia on jällegi siukene nagu tulevikus selline omadus, mis võib viia mingisuguse väga toreda tööni. ja ma mõtlesin just samamoodi, et täpselt seesama, mis ma siin vahepeal õhku viskasin, et me ei peagi ju seda ära võtma. Et tegelikult meil on vaja empaatilisi inimesi ja neil on ju oma koht on ju ja issand, mis saaks olla ju veel parem kui see, kui meie laps märkab teiste inimeste tundeid, oskab nendega arvestada. Ja see ongi ju nagu inimeseks olemise üks nagu töö ja tee on ju, et kuidas nagu koos teistega niimoodi liikuda on ju ja meil ju, me kogu aeg, mida me nii-öelda õpetame lastele või tahame õpetada, ole abivalmis on ju, arvesta teiste inimeste tunnetega. Ja kui loodus on andnud nagu mõnele lapsele seda empaatia tunnet, muidugi siinkohal ma mainin ära, et see ei tähenda seda, et me peaksime eeldama, et mõnel lapsel, olgu tal see kaasasündinud või mitte, on empaatia tunne või empaatia võime välja arenenud juba seal kuskil väikelapse eas, et kuskil 5-aastasest alates me võime rääkida sellest, et võiks nagu olla selline empaatia võime lapsel või kuskil seal 5-7 eluaasta vahel see tegelikult alles nii-öelda väljendub. Muidugi me näeme mingisuguseid aspekte juba ka enne ja lapse reageerimist, eks ole, teiste laste nutule ja tunnetele ja nende kuidas öelda nagu üleskorjamist, nende teiste laste emotsioonide üleskorjamist on ju, aga me ei saa rääkida sellest kui sellisest vastastikusest nii-öelda empaatiast, et siis mina arvan, et see on ainult positiivne nähtus, aga et mis see on, mis mul praegu see seos tekkis, on see, et võib-olla ma ei tea, võib-olla ma praegu eksin, aga võib-olla me tunnetame seda või võib-olla me näeme nagu seda empaatilisuse probleemi, ma siit tooksin ta ei ole küll otseses seoses, aga sealt läbi ka sellise emotsionaalsuse probleemi. Et me näeme seda rohkem poiste probleemina. Mis sa arvad sellest? Kui see mõte mul üldse loogiline tundub. Ma mõtlen just seda, et vaata, me võib-olla oleme ikka veel sellel seisukohal, et eks ole, et tüdrukud nagu võiksid olla sellised empaatilised ja niimoodi, nii-öelda teistele kaasnele, aga poisid peavad olema tugevad ja mitte ja nemad, võib-olla ma ei tea, ma ise ei arva nii, sellepärast mul on raske siinkohal olla empaatiline. Selle mõttes. Et kuna mul on üks teine laps, kes on poiss ja on nagu väga empaatiline või siuke nagu super emotsionaalne, siis ma võib-olla siinkohal ma kärvin oma empaatia hästi lühiseks ja ütlen, et ma ei saa aru inimestest, kes ei luba poistel olla emotsionaalsed. Jah, aga vaata, see on ju, on ju. Ta ilmselt ikkagi on, jah, et ta ei ole nagu isegi, ma arvan, et kui me praegu teadvustame, et me nagu teadlikult ei ütle neid asju, siis meie vastuvõtuvõime sellele siuke alateadlik või need signaalid, mis me välja saadame, on ikkagi võib-olla ühiskondlikult veel väike.
et me otseselt ei ütle, et mehed ei nuta ja poisid peavad sirgelt istuma ja mitte ühtegi emotsiooni näitama, aga mingid signaalid, mis me anname nendes olukordades, kui poiss ikkagi lõpuks käitub emotsionaalselt, siis võib-olla nad ei ole veel meie nagu sõnade väärilised. Ja. Arenguruumi on, see on ka arenguruumi. Alati. Ja. Aga mõeldes nüüd selle sensoorse infotöötluse häire peale või kuidas seda nii-öelda nimetatakse ametlikult on ju, kuigi jah, et kas me teda nüüd häireks nimetame. Mina olen lugenud, et tal ei ole isegi ühte ametlikku nime, et seal on sensoorse integratsiooni häire, sensoorse infotöötlushäire, et häired on selles mõttes, et see töötlus on mingis mõttes häiritud, et tema tajumaailm on tänu sellele natuke teistsugune. Aga nagu ongi, võib-olla see häire ei ole kõige parem sõna alati. Ja just ma mõtlen ka, et vaata häire tundub nagu, et see oleks mingisugune diagnoositav, nagu haigus või hälve, et aga et see ei ole ju kuidagi diagnoositav, või praegu ei diagnoosita seda, on ju. No mina loodan küll, et see teadlikkus selles osas nagu suureneb ja rohkem see info meil ju, sest kust valdkonnast me kõige rohkem seda võib-olla tunneme või kuuleme, ongi ju seoses autistlike inimestega, eks ole, sellepärast, et seda esineb nende seas rohkem. Samamoodi, mina mainisin siin toitumise teemat, et siis ka seda valivat söömist tegelikult esineb rohkem autistlike inimeste seas, on ju ATH-ga inimeste seas. Et nad ei pea, see sensoorne tundlikkus ju ei käi alati käsikäes nende diagnoosidega, aga nad tihti käivad käsikäes. Enamasti autistlikel on sensoorne infotöötlus, aga samas võib olla inimese sensoorne, eks ole, infotöötluse eripära ilma, et tal oleks on ju seda autismi diagnoosi, aga jah, et sellest nagu teadlik olla, ma mõtlengi just, et vanematena ka, nii nagu sa ütlesid, enda kogemusest, et ma arvan ka, et hea on, kui ma tean, et selline asi nii-öelda on olemas, on ju, ja et ma ei pea võib-olla niimoodi ma ei tea, nina verel on ju proovima kuidagi seal last väänata, on ju, mitte, et me ei peaks üldse sellega tegelema, aga võib-olla tänu sellele, kui ma saan teada, et tal võib selline asi olla, siis ma saan vaata teadlikult läheneda, ma saan minna infot otsima, ma saan minna lugema ja ma saan nagu hakata mõtlema selle peale, on ju, võtta mingid strateegiad appi, et võib-olla nagu teha lapsele see kasvamine oma selle eripäraga kuidagi lihtsamaks. Sest kahjuks ei ole jah, Eestis meil väga nagu palju neid spetsialiste, kelle juurde saata. Aga samas, mina arvan, et kes on võimeline nii-öelda lugema või kirjandust uurima, et siis ta vähemalt saab teadlikumaks ja mingisuguseid ideid küll või mis sinu soovitused oleksid? Ja mina mõtlen, et kui keegi nüüd kuulas seda juttu ja mõtles kaasa, et äkki võiks enda puhul uurida või enda lapse puhul uurida, siis ma julgustan lihtsalt lugema erinevat materjali ja eesti keeles, nagu Sirli ütles, et ei ole veel väga palju neid. Ma tean ühte eestikeelset siukest nagu teoreetilisemat materjali ja siis teist siukest nagu tegevuslikumat materjali, aga suur osa infost on siiski inglisekeelne. Aga trükkige Instagrami sisse, leiab sealt infot. Trükkige Google'isse sisse, leiab ka sealt infot, leiab sealt soovitusi raamatutele, et mulle hästi meeldivad sellised raamatud ka, kus on kogemuslood kirjas, kus on vanemate enda nägemus sellest, mis on nende lastega toimunud, et ka neid raamatuid võib tegelikult juurde lugeda. Ja uurige meelte kohta, ma vist ei nimetanudki kõiki neid 8 meelt ära, mida see sensoorne infotöötlus. Aga nimetame, sa tead neid ametlikke nimetusi, sul tulevad need hästi välja. Seda on sassi viimasel ajal. Ja kuigi kuivõrd ametlikud, aga mis meil siis on? Nägemismeel on ju, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine, siis on propriotseptiivne meel, siis on vestibulaarne meel ja siis on interotseptsioon. Ja nüüd selle paneme need eesti keelde ka. Inimkeelde. Vestibulaarne meel on siis, mis reguleerib seda meie tasakaalumeel siis.
Propriotseptiivne meel on see, mis reguleerib seda, kuidas me oma käsi-jalgu kasutame. Ja kuidas me tajume ennast ruumis ja kaugus ja teistega suhtes just, et kui tundub, et te olete jube kohmakas või teie laps on jube kohmakas, iga lauanurga vastu põrkate, siis võib lugeda propriotseptiivse meele kohta. Võib-olla on selle sügavustaju näiteks on teil häiritud. Ja siis interotseptsioon. See on siis teadlikkus sellest, kuidas mu siseorganid töötavad, et kas mul on külm või kuum, kas ma tunnen valu, kas mul on kõht täis, kas ma pean vetsu minema. Et teadlikkus sellest ja siis on see hingamine ja südametöö ja kõik need ka sinna juurde, et need on sellised nagu sisemised sellised, millest tavaliselt ei räägita ju. Teistpidi vaata, need on ka sellised, ongi ju, meil on ju nagu ka lihased, meil on teatud lihased, mis alluvad meie tahtele ja teatud lihased, mis töötavad nii, et nad ei allu. Ja ma mõtlen ka nagu ju erinevate, või ütleme selle peale, et kui, siin on nagu mul küsimus selle kohta, et kuivõrd üldse see on nagu teadlik, kuidas ma meelte kaudu saadavat informatsiooni tõlgendan, sest see käib ju, mu meeled ju korjavad seda infot ülesse kogu aeg ja arenevad on ju sellest keskkonnast lähtuvalt, kus ma olen. Ja ma ju teadlikult seda niimoodi ei interpreteeri. Ma arvan, et me läheksime päris hulluks, kui me peaksime seda kogu aeg teadma. Just, et ta ongi ju niimoodi, et ega ka laps ju teadlikult. Laps lihtsalt reageerib sellele, tema meel on liiga tundlik ja ta reageerib sellele ja ega ta seda teadlikult ei taju, tema jaoks lihtsalt ta saab aru, et näiteks mul on praegu väga halb, mul on praegu väga ebamugav, on ju, helid on minu jaoks liiga tugevad ja see väljendub sellise käitumusliku, on ju, sedasi nagu ta oskab. Ja sedasi nagu ta oskab, meie interpreteerime seda jonnina, me interpreteerime seda, on ju, halva käitumisena, aga tegelikult see on lihtsalt see, et lapsena märku ja siis on juba meie kui täiskasvanute ülesanne aru saada, et mis seal taga on ja seal võib olla taga lihtsalt see meeletundlikkus ja siis ongi juba see küsimus, et kuidas me saame aidata last niimoodi, et me teda ei murraks sellel teel, tema nagu sellist enesehinnangut ei murraks, on ju, aga et saaksime aidata tal elus niimoodi hakkama saada oma tundliku meelega, et ta ellu jääks. Jah, et see on nagu võib-olla see üks mõte. Kas on veel midagi, mis sellega seoses, selle tundliku lapsega seoses praegu sul on nagu niimoodi üleval, mis tahaks veel nagu kommenteerimist või jagamist? Mulle tundub, et me oleme päris pikalt siin juba lobisenud. Et aitab ka. Jah. Mul ei tule ühtegi nagu toredat näidet meelde, et mul tuleb praegu ainult näide selle kohta, kui laps on nagu emotsionaalselt ülitundlik, et kui tegu on poisiga, siis las ta siis olla. Et toetage siis seda last, kes on ühte või teist viisi ülitundlik või alatundlik, ja ikkagi kuulake, mis ta räägib, et nad tegelikult ütlevad päris palju, kui neil lasta öelda. Nii et ikka vahet ei ole, eks ole, millega me silmitsi seisame nii-öelda laste puhul ju. Kõige olulisemaks seal lõpuks ongi see, või olulisem aspekt on see, et olla lapsega püüda mõista, saavutada kontakt, on ju, ja kui me saame teada, mis on seal tema käitumise või eneseväljenduse taga, mida me algselt ei mõista, siis me saame ju midagi ette võtta, ega muidu me ju ei saa. Et jah, et mõista ja just, eks ole, mänguterapeudid, ärge kartke juurde uurida ja vanemad samamoodi, et äkki avastate, et teie lapsel on väike selline huvitav eripära ja võib-olla sa aitab teid sammukese võrra edasi. Just, et tegelikult me ju keegi ei tea, kuidas teine inimene ennast meie kõrval tunneb, et tema võib tajuda seda maailma hoopis teistsugusena. Et see, mis meie jaoks on soe, võib olla tema jaoks külm. See, mis meie jaoks lõhnab hästi, võib lõhnata tema jaoks väga halvasti. Ja see, mis meie jaoks on hästi tavaline, võib olla selle lapse jaoks väga-väga eriline. Ja see eriline võib olla nii heas mõttes eriline kui ka halvas mõttes, et seda võib ühel hetkel olla mõlemat liiga palju. Sellega mulle meenus, kuidas ma lapsena ikka heietasin mõtteid selle peale, et aga mis siis on, et kuidas ma tean, et see värv, mida mina nimetan roosaks ja mida mulle õpetatakse, et on roosa, et teised seda samamoodi näevad.
äkki nemad on, neil on teine värv ja nad nimetavad seda samamoodi, sest noh, nad on ju õppinud seda nägema, nii et mine tea, äkki näemegi kõik seda maailma natuke erinevat. No kuigi ma tean, teadlased teavad, kuidas me värve näeme ja mis seda mõjutab ja kui sarnaselt me näeme või erinevat, aga aitäh teile jälle kuulamast, meiega koos olemast, käige meile välja ideid, mida me võiksime siin arutada, nii et te saaksite kaasa mõelda, nõustuda, mitte nõustuda, et mingisuguseid selliseid maailma tõdesid me siin paika ei pane, aga loodetavasti aitame teie seda pool tundi või seda aega meiega koos niimoodi natukene põnevalt sisustada. Nii et järgmiste kohtumisteni. Head aega!